Joonas Plaani ettekandega, kes ettekanne on sotsiaalteaduste ja loodusteaduste piirimaid kompav ja räägib siis, kuidas siis loodus siis läbi inimeste kaudu uurida. Palun. Aitäh. Tere õhtust kõigile ja kõigepealt aitäh Riinile mind kutsumas siia ja aitäh kõigile teile, et tõsite vabaks kuulama mind tulla. Et nagu juba Riin siis ka mainis, siis tõesti minu ettekanne saab olema võib-olla natuke teistsugusem, kui teil tavapäraselt on siin harjutud kuulama. Kas saab kohtade väljastamine? Nagu Riin juba ütles, siis minu nimi on Joonas Plaan ja ma nimetan ennast keskkonnaantropoloogiks ja olen siis läbi oma teadusliku karjääri peamiselt ikkagi uuringi loodust läbi inimese või siis inimese kaudu ning täna ma võtsin eesmärgiks võib-olla tutvustada teile ennekõike, kuidas sotsiaalteadlane uurib loodust ja mismoodi selle läbi me võiksime uusi teadmisi saada. Ning teiseks ma siis püüan ka tuua erinevaid näiteid enda uurimustöödest nii siin Läänemeres, uurides siis Kihnu kalureid, Kihnu kalandust, Läänemere kalandust, aga ka siis suurelt jaolt oma doktoritööst, mida ma siis tegin Newfoundlandi saarel Kanadas, et kes siin viimast nädalatel uudiseid kuulis, siis see on koht, kus väga palju lund sajab. Aga alustuseks siis väike tutvustus minu kohta. Läbi ja lõhki sotsiaalteadlane. Bakalaureusekraadi tegin ma Tallinna Ülikoolis antropoloogia erialas, magistrikraadi omandasin Kenti ülikoolis Inglismaal, kus ma siis juba spetsialiseerusin keskkonnaantropoloogiale ning oma magistritööks siis uurisingi Kihnu kalurite ja kihnlaste teadmisi loodusest ning mismoodi see siis samastub või on siis konfliktis teadlaste kogutud teadmisega loodusest. Pärast seda suundusin ma Kanadasse, kus ma siis tegin oma doktorikraadi Memorial University of Newfoundlandis, uurides siis kliimamuutuste mõju kohalikule rannakalandusele. Ja sellele doktoritööle ma täna päris palju toetun ka, et siis tuugi siis neid näiteid. Täna ma ennekõike töötan Eestimaa Looduse Fondis säästliku kalanduse eksperdi ja projekti koordinaatorina. Aga ka veel, nagu Riin mainis, siis Tallinna Ülikoolis annan antropoloogia eriala loenguid. Olen seal minimaalse positsiooniga, et siiski oma jalga siis ikkagi teaduse maal hoida. Olen ka siis kahes töögrupis aktiivne. Too Big to Ignore on suurem rahvusvaheline töörühm, mis siis sotsiaalteaduslikult siis uuribki rannakalandust, mille siis kese on mingi Memorial University's, kus ma siis eelnevalt olin, ning siis keskkonnakäitumise uurimusrühm, kus siis üheskoos Tallinna Ülikooli Loodusteaduste Instituudi ja Tallinna Ülikooli humanitaarinstituudiga siis me koos siis püüame uurida ka siis loodust läbi inimese. Aga mis on siis üks antropoloogiline lähenemine? Kuidas siis mitte ainult keskkonnaantropoloogid, aga ka antropoloogid ise siis teevad oma uurimustööd ning mis seda siis kõige paremini iseloomustab? Vast kõige olulisem osa meie tööst, meie välitööst, meie uurimustööst on etnograafiline välitöö. See koosneb tavalisest kahest peamisest meetodist, osalusvaatlus ning intervjuud. Osalusvaatlus, nii nagu sellest meetodi nimi ise ka ütleb, tähendab seda, et me läheme kogukonna juurde, kellest me püüame aru saada, nende inimeste juurde, kelle käitumisest me püüame mõista, me läheme nende juurde, me osaleme nende igapäevategevuses, vaatleme, mida nad teevad
ning püüame läbi selle siis tegelikult aru saada, kas see, mida tegelikult inimesed meile intervjuudes ütlevad, kehtib ka sellele, mida nad mõtlevad või mida nad ka siis teevad. Tihti antropoloogias tähendab see osalusvaatlus küllaltki pikaajalist välitööd. Ei ole päris nii, et sõidad siis oma maasturiga keset külla, paned telgi püsti ja siis nädal aega hiljem lahkud, vaid tihti veedetakse ikkagi lihtsalt kogukonnas nende inimestega koos nädalaid, kuid, teinekord lausa aastaid, peamiselt sellepärast, et ikkagi aru saada tervet aastaringi, nende inimeste seas siis usaldust võita ning tegelikult ka siis kogeda, mida siis tähendab antud siis kogukonnas elada, minu puhul siis mida siis näiteks tähendab kalurina töötada ookeanite peal või mere peal ning kuidas siis muutused keskkonnas neid mõjutavad. Natukene pikemalt räägin sellest kõigest siis, kui ma jõuan kas omast doktoritöö juurde, et kuidas see siis näiteks minu puhul on välja näinud. Teine oluline osa siis antropoloogi tööst on intervjuud. Tihti intervjuud tehakse hiljem, kui on osalusvaatlus toimunud, just seetõttu, et siis osalusvaatluse abil tegelikult päriselt aru saada, mis on need küsimused, mis on olulised nendele kogukondadele, inimestele, keda me püüame siis mõista. Küsimused tulevad ikkagi inimestelt endalt, et see, kui me kuskil kontori laua taga paneme kirja mingid mõtted, mis me arvame võiksid olulised olla, tihti osutuvad tegelikult kogukonnale, inimestele mitte oluliseks. Ja seetõttu ongi parem üldiselt kõigepealt siis veeta mõnda aega nende inimestega koos, nendega lihtsalt rääkida ning seeläbi siis tegelikult intervjuu küsimused teha. Intervjuud tihti kestavad tunde, me ei kasuta, antropoloogid me ei kasuta selliseid väga karme küsimustikke, nagu võib-olla sotsioloogid võiksid kasutada, kus siis me ei tohi kuidagi moodi muuta oma sõnastust ning peame teatud järjestus küsima, vaid pigem hoiame need küsimused lahtisena, et siis inimene võimalikult avatuna räägiks siis, mida tema kogeb, mis iganes meid siis peaks huvitama. Loomulikult siia juurde täna on väga palju tulnud selliseid laenatuid meetodeid, nagu näiteks kaardistamine, see on väga oluline just keskkonnaantropoloogina, kasutades siis näiteks KISS-i, erinevaid kaardistamisvõtteid või siis samamoodi tegelikult koos siis nende kogukonna endaga käiakse kaardistamas näiteks metsas mingit taimi, puid, loomi, jällegi, mis on oluline siis selle uurimisküsimuse puhul. Teine oluline osa siis antropoloogilisest lähenemist on holistiline vaade. Selle holistilise vaatele ma mõtlen seda, me püüame võimalikult laialt aru saada, mis siis tegelikult mõjutab seda kohalikku kogukonda. Kui me tõesti uurime kitsalt mingit külaelanikke, siis me tegelikult püüame aru saada, mismoodi näiteks maailmamajandus neid mõjutab, mismoodi poliitilised otsused nii siis kohalikul tasandil, aga võib-olla riiklikul ja globaalsel tasandil võiksid neid mõjutada. Rääkides siis näiteks kliimamuutustest, ma arvan, et meile eestlastele võib-olla kõige suurem mõju saab ikkagi tulema Brüsselist, mitte sellest ilmastikumuutusest endast näiteks. Seetõttu selleks, et tõesti ikkagi aru saada mingite keskkonna mõjusid, me peame vaatama seda küsimust võimalikult laialt. Ning teine oluline osa siis, mis on just tulnud keskkonnaantropoloogiast, on ajalooline perspektiiv. Et me mitte ainult ei uuri siis seda kogukonda, see inimest siis ühes selges ajaskaalal või ühes selges ajahetkes, vaid ikkagi läbi pikema aja välte. Et aru saada ka, kuidas mingid muutused ühiskonnas ja muutused näiteks keskkonnas siis on omavahel korrelatsioonis ning mida me võiksime selle abil siis tegelikult mõista. Ma arvan, et kes praegu kaasa ka mõtlen nendele küsimustele ja proovib nüüd mõelda, et kuidas siis
kasutades neid võtteid me võiksime paremini teada saada loodust, siis siin loomulikult tekivad kohe mingid väiksed käärid või probleemid nende sotsiaalteaduslike meetritega. Ja üks kõige suurem ja olulisem probleem, mis kohe muidugi tekib, on see, et meie kogume kvalitatiivset materjali ning loodusteadlased peamiselt tegelevad ikkagi kvantitatiivse materjaliga, mis tõttu need kaks hulka infot tihti tegelikult omavahel väga hästi ei tööta. Ja tihti me ei oska seda kuidagimoodi siis omavahel kas võrrelda või siis seda ka siis kasutada. Ma mäletan väga selgelt üks 6 aastat, 7 aastat tagasi, kui ma oma bakalaureuse töö olin lõpetanud ja siis oma tööd esitasin Maaülikooli korraldavas Talveakadeemias. Ja pärast seda, kui ma olin oma siis ettekande ära teinud, siis mul on selgelt jäänud 2 kommentaari, mis on nagu kõik need aastad mind nagu kaasas kandnud. Esimene oli see, et kus kohas on tulemused, see oli ju lihtsalt üks ilus jutt. Ja teine oli see, et ma ei oska nüüd öelda, mis asi see oli, aga sa sobiksid veel väga hästi Vikerraadio õhtusesse programmi rääkima lugusid. Ja see on põhine probleem või konflikt, mis meil alati tegelikult siis antropoloogina loodusteadlasega tekib. Meil ongi see kvalitatiivne informatsioon, mida siis kuidagimoodi ei suuda ega oska meie panna siis numbritesse ja tihti me ei taha ja ei olegi nõus seda tegema. Ning jällegi siis loodusteadlane, kes seda loeb, tema tihti ei suuda leida võib-olla neid vastuseid sealt, mida tema võib-olla on harjunud otsima või see, kuidas teda on siis õpetatud koolides. Selle jaoks, ma nüüd siis 7 aastat hiljem olen väga palju kohti läbi selle ajakohta nagu mõelnud nendele 2 kommentaarile, kus on need tulemused. Olen ma päris palju proovinud tegelikult just seda ikkagi kvalitatiivset informatsiooniga numbritesse panna. Kuigi ma siiamaani veel olen veendunud, et keeruline, kui mitte võimatu on elu inimeste käitumist panna numbritesse, aga tihti selle jaoks, et seda kuidagimoodi ikkagi võrrelda, selle jaoks, et seda kuidagimoodi ikkagi panna siis võrdlusesse ka muutustega või panna võrdlusesse teadusestega, mida siis loodusteadlased koguvad, me peame õppima tegelikult sellest kvalitatiivsest informatsioonist üle saama ja seda kuidagimoodi tegelikult kvantitatiivseks tegema. Ja seda me tasapisi antropoloogina aina rohkem ja rohkem ka teeme. Aga oluline asi muidugi, mida nüüd tegelikult selle kvalitatiivse informatsiooniga saab teha, on see, et ta tihti aitab tegelikult seletada ikkagi seda sama kvantitatiivset informatsiooni. Kui me mõtleme kas või näiteks sotsioloogiale, mõtleme, kuidas siis statistikat tehakse, siis puha statistika, nagu ma arvan, me kõik võime nõustuda, ilma mingite seletusteta ei tööta. Me peame ikkagi selgemalt lahti seletama, mis on nende numbrite taga. Ja see on see koht, kus tõesti tegelikult see kvalitatiivne informatsioon tuleb suuresti abiks ja see on see koht, kus tegelikult, kus siis loodusteadlane ja sotsiaalteadlane võiksid ühe laua taga istuda. Hiljem me taas räägin sellest natuke pikemalt, kui ma jõuan siis oma doktoritöö näite juurde. Teine süke oluline häda, mis selle sotsiaalteaduslike meetriga on, või koht, kus tegelikult tihti mingid konfliktika tõusevad, on see, et see kohalik teadmine või kohalik inimeste teadmine, mida siis antropoloogid koguvad, läheb mõnikord vastuollu siis selle teaduslikult kogutud teadmistega. Või tekib küsimus, et kas see on ikkagi piisavalt usaldusväärne. See, kui Maie, Kalle või Jaak räägib meile, kuidas ilm oli 50 aastat tagasi, isegi kui ta on vägagi hoolikalt igapäevaselt täitnud ilmakalendrit
või ilma päevikud, siis ta ikkagi, me ei saa seda võrrelda näiteks andmestikuga, mida siis mõõdab ilmajaam. See ei ole täpne. Maia võis 7. jaanuaril sülitada oma poega ja seetõttu ta võib-olla rahmeldas natukene oma märkmetega. Ja see kohe muutub ebatäpseks. Ja tihti see on see probleem, millega ma olen ka siis kokku põrganud, kui ma olen hiljem pärast oma välitööd siis rääkinud loodusteadlastega, vaat näed, see on see, mida ma olen avastanud kohalike inimeste käest, siis kohe esimene asi tekib, aga see ei ole ju usaldusväärne, sest et inimesed ei kasuta mingit seadmed, inimesed ju ei kasuta mingit teaduslikku metoodikat ja me ei saa seda võtta arvesse selle jaoks, et tegelikult nii-öelda siis seda päris teadust teha. Tüüpiline probleem, millega mina kalanduse uurijana kokku puutun, on see, et kalamehed alati ütlevad ju, et kala on rohkem meres, kui tegelikult siis kalateadlased seda väidavad. Ja see on selline klassikaline probleem. Aga see on ka üks koht, kus ma olen väga selgelt õppinudki, kohalikel inimestel tegelikult on küllagi head ja täpsed teadmised, aga need teadmised piiruvad kas siis nende taimede, nende loomade ressursiga, millega ta igapäevaselt kokku puutub. Ta loomulikult ei oska meile öelda täpselt tonnides, et kui palju seda räimi on või kui palju siis metsas on mitmekesisust, aga ta väga täpselt teab, kuidas ikkagi see loom või see taim, mis on tema elatusallikaks oluline, kuidas ta käitub, kuidas ta kasvab, kui seal on muutused on toimunud. Jah, seda loomulikult me ei saa samamoodi mõõta ja võrrelda nagu siis loodusteaduslikult kogutud informatsiooni, küll aga annab see väga palju häid vihjeid meile, kui midagi ootamatult on muutumas. Sest tihti needsamad inimesed, kohalikud inimesed puutuvad igapäevaselt kokku siis selle ressursiga ja nad väga selgelt näevad, kui midagi tegelikult on seal valesti. Ja see võiks tegelikult olla koht, kus see kohalik teadmine jõuab siis teadlasteni, et nad saaksid seda siis võib-olla täpsemalt järgi juurde ja vaadata, kas tõesti siin on midagi toimumas. Või see, mida siis tegelikult kohalikud märkavad, ei pruugi päris nii olla. Meil siin Lääne-Euroopas selliseid näiteid on vähem, aga päris palju Amazonases siis tegelikult ka bioloogid kasutavadki tegelikult kohalikku inimest, et nad viiksid ja näitaksid neile taimi, loomi, linde, keda nad otsivad, sest et nemad on tõesti need kõige targemad ja kõige paremini, kes teavad seda oma keskkonda. Nii et tegelikult me ei saa öelda, et kas kohalik teadmine on natukene kehvem teadmine kui siis teaduslikult mõõdetud teadmine, vaid nad omavahel tegelikult üksteist toetavad. Sest et see teaduslikult kogutud teadmine tegelikult jõuab ikkagi selle kohalikuni ja väga palju ta sellest ka õpib, et ma olen päris tihti olnud, kus siis kaluritega ikkagi mingi hetk võtavad välja siis mingid statistilised andmed, hakkavad siis hoopis neid mulle ette lugema selle asemel, et siis oma siis empiirilisi näiteid siis tuua. Ja kolmas probleem, mis siis tihti ette tuleb, on see, et antropoloogia on kole aeglane. Kõik see välitöö ise juba võtab väga palju aega ja hiljem ka siis selle andmete analüüsimine võtab aega. Ja tihti sellega ei jõuta nagu kaasas käia, kui me tahame näiteks kiiresti mingid informatsiooni, mingid uusi teadmisi välja anda. Et on vägagi tüüpiline, kus siis välitöö tulemused avalduvad tegelikult tihti alles aastaid hiljem, kuna paljuski materjali, mida siis sealt välja kogutakse, on
kole palju. Aga püües siis nagu nüüd paremini näidata, mida me siis antropoloogid ja mida mina siis keskkonnaantropoloogina olen teinud ja kuidas need probleemid ühelt poolt tegelikult saavad lahendatud, teiselt poolt nad annavad ka uut teadmist, siis ma tahaksingi rääkida oma doktoritööst, mis siis uuris, kuidas siis kohalikud rannakalurid Newfoundlandil kogevad kliimamuutust ning mismoodi see mõjutab siis nende elu. Etteruttavalt võin öelda, ja ma arvan, et kõik juba praegu kohe mõtlesid ka, et kliimamuutust ju ei saa tunnetada. Ja tõesti, kliimamuutust kui sellist ju me ei tunneta. Me tunnetame ikkagi ilma, kuidas ilm muutub igapäevaselt, kuidas ilm muutub iga-aastaselt, aga kliimamuutust kui sellist on väga keeruline ikkagi tajuda, kui mitte võimatu tänu selle pikaajalisele protsessile. Kui vaatamata sellele on siin ikkagi protsessid, mida tajutakse ja mida pannakse tähele ja seda ma püüdsin ka siis oma uurimustöös uurida. Kes siis ei tea, siis Newfoundlandi saar, mis on pea 3 korda nii suur kui terve Eesti, asub siis Põhja-Ameerika kõige idapoolsemas nurgas, ümbritsetuna Atlandi ookeanist ning asustatud ainult ühel põhjusel, tursk. Suurepärased tursaveed ning seetõttu ka siis kalandus veel tänagi on seal äärmiselt olulisel kohal, kuigi jah, tursapüük märksa vähem kui ajalooliselt seda on olnud. Kiiresti põgusalt käin üle siis meetodid, et natukene jällegi aru saada, anda teile aimu, et mida siis tähendab ühe antropoloogi välitöö. Osalusvaatlus kestis mul 15 kuud. Sellest 15 kuust olin ma aasta aega siis samas ühel poolsaarel, ühes piirkonnas, mida ma siis uurisin. 39 päeva veetsin ma siis kaluritega merel, kus ma siis koos nendega osalesin 5 erineval kalandusel, käisin eri tüüpi, eri suurustel laevadel, et paremini aru saada, kuidas siis erinevas mahus kalandus töötab ja mismoodi siis muutused keskkonnas, ilmastikus ja ka kliimas siis neid mõjutavad. Sai tehtud hulk süvaintervjuusid ja mitte ainult siis kaluritega ja mitte ainult siis selle kogukonna liikmetega, vaid ikkagi selle jaoks, et siis saada selle palju holistilisemat pilti ka teadlastega, kes siis mereteadlastega, kes siis selles piirkonnas tegutsevad, merebioloogid, ornitoloogid, aga ka klimatoloogid, kes siis oskasid öelda, kuidas nemad siis kogevad ja tunnetavad seda kliimamuutust siis seal piirkonnas. Väga olulisel kohal ühes antropoloogilises välitöös ei ole mitte ainult muidugi see, et me istume nüüd siis maha kuskil köögilaua taha ja hakkame intervjuud tegema, vaid päris palju informatsiooni tegelikult ma kogusin lihtsalt tänava peal inimestega juttu rääkides. Olles siis koha peal 12 kuud, nagu ma siin olin, siis väga tihti inimesed peatasid oma auto ja hakkasid siis rääkima mulle asjadest, mis neil tuli hiljem meelde. Ja see ongi see üks põhjus, mille pärast antropoloogid veedavad nii kaua oma siis selle välitöö paigas. Kui ma seal köögilaua taga küsin kaluri käest, kaluri naise käest, et kuidas on talved muutunud, kuidas on sügised muutunud, siis kui ma teen seda intervjuud talviti, siis tihti inimesed hästi enam ei mäleta, mismoodi suvi on muutunud näiteks, mismoodi on siis ilmad suvel muutunud või mismoodi on keskkond muutunud. Küll aga suvel tuleb väga hästi meelde. Siis ta peatab auto kinni ja tuleb räägib, tead, mul tuli meelde, sa rääkisid sellest ja vaata, nüüd me näeme vaat neid taimi siin õitsemas, need pole mitte kunagi ennem niimoodi õitsenud nagu oli. Või siis, et just mäletad, et ma mäletan lapsepõlves, et sel ajal
käisime juba poistega, käisime ujumas. Praegult on jääl peal. Et sellised asjad tulevad tihti inimestele meelde alles hiljem ning see on kõik väga väärtuslik informatsioon, mis jääks tegelikult kogumata, kui ei oleks seal pikalt koha peal. Palju kasutasin ka siis osaluskaardistamist, see tähendab siis, et kasutades siis GPS-seadmeid, me kohalike kaluritega siis käisime, külastasime neid kohtasid, kus nad siis kõige rohkem on näinud muutusi keskkonnas ja nad neid ka kirjeldasid ning päris paljud siis vanemad kalurid, kes siis enam väga hästi liikuma ei saanud, siis oma köögilaua taga kaardi peal aga märkisid ära, et kus kohas siis on eelnevalt näiteks head püügikohad olnud ja kus kohas siis täna näiteks enam neid ei ole. Osa sellest uurimustööst loomulikult oli ka siis ilmastikuvaatlused. Ja siin koha peal mina isiklikult ei teinud mingeid ilmastikuvaatlusi, vaid ennekõike toetusin ilmajaamale, mis oli selles samas piirkonnas, et siis tegelikult võrrelda, mida räägivad mul inimesed ja mida siis salvestab samal ajal siis see ilmajaam. Ja see annab päris head informatsiooni. Näiteks kui ma hiljem tegin intervjuusid ülikoolis oleva klimatoloogiga, siis tema toetus oma teadmistes samamoodi sellele samale ilmajaamale. Küll aga tema ei teadnud, et see ilmajaam 2 kuud oli seal täiesti siruli maas ja tegelikult mõõtis tuult natukene valesti. Seetõttu näiteks inimeste jutud tugevatest tuultest tema jaoks ei jõudnud temale kohale. Väga palju tegelesin ka siis ajaloolisusega, püüdes siis pilt ette saada siis, kuidas tegelikult see keskkond seal muutunud on, millised on olnud need püügimahud siis antud piirkonnas üldse kogu Atlandi, Põhja-Atlandil läbi aegade, alustades siis sellest ajast peale, kui esimesed eurooplased Newfoundlandile astusid, mismoodi on siis mõjutanud äärmuslikud või ekstreemsed ilmastikusündmused, aga ka näiteks vulkaanipuussed läbi ajaloo siis seda piirkonda ja kalandust üldisemalt, et saamaks siis aru, et kas need muutused, mida me täna näeme, kas need võiksid ka siis seda muuta. Ja mis on need muutused? Newfoundland ise, nagu ma ütlesin, juba asub siis keset Põhja-Atlandil, aga see sama piirkond, kus siis mina uurimused tegin, Paide Verde poolsaar, on kliimateadlaste sõnul üks kõige enim mõjutatud kohtadest Kanadas, mis siis saab olema tulevikus mõjutatud kliimamuutustest. Osaliselt seetõttu, et see on küllaltki tihedalt asustatud, aga teisalt ka seetõttu, et selle piirkonna peamiseks sissetulekuallikaks on täna endiselt ikkagi kalandus. Ja mida ta siis kõige rohkem mõjutab, on ikkagi hoovused. Üleval pool põhjast tuleb siis külm Labradori hoovus ning altpoolt soe golfi hoovus ning kohtumisel tänu sellele, et seal kokku saanud, ongi siis tekkinud vägagi head kalaveed, vägagi rikkad veed, just nimelt siis Grand Banksi madalikul ja siis kogu siis Newfoundlandi rannikul ning täna on, kuna golfi hoovus on natukene muutunud, Labradori hoovuse kaudu tuleb aina rohkem magedat vett, siis on muutunud seal rannikuvetes nii soolsus, on muutunud ka veetemperatuur ja loomulikult läbi sellega siis on muutunud ilm ja ka kliima. Teadlased toovadki välja siis, et selliseks peamisteks muutusteks on mahedamad talved, rohkem me näeme sellest piirkonnast liike, nii kala kui ka linnuliike, kes siis siirduvad lõuna poolt põhja poole ning tüüpilisemad liigid, kes siis on olnud ajalooliselt selles piirkonnas, liiguvad aina rohkem põhja poole. Samamoodi
sagenenud on rohkem hoovihmad ja kõik see tegelikult, mida siis teadlased on juba nagu tähele pannud, tegelikult paneb paika ka siis sellega, mida siis kohalikud elanikud tegelikult on tähele pannud. Muidugi, ja just seetõttu, et ma eelnevalt tegelikult olin klimatoloogidega rääkinud ja nad näpuga näitasid mulle paika, et jah, see oleks see koht, kus oleks vaja uurimustööd teha. See on see koht, kus me näeme neid kõige suuremaid muutusi, et siin me tahaksime teada täna, mismoodi see siis mõjutab selle kalandus, mismoodi see mõjutab siis nende kohalike kogukondade sotsiaalset heaolu, et see võiks olla hea uurimispiirkond. Ja pärast siis 2 aastat ettevalmistamist ma sinna ka siis saabusin ning oma ehmatuseks kõige esimese intervjuu, mis ma siis tegin, see oli selline proovi intervjuu, et mul öeldi, et see hädasmees, tema on meil üks vanemaid kalureid siin, tema on olnud kogu aeg siin elamas selles külas ja tema oskab kindlasti sulle rääkida palju nendest muutustest, mis siin toimub. Ma olin talle enne ette helistanud öelnud, et ma olen tudeng, uurin kliimamuutusi, tahaksin küsida mõned küsimused, et paremini aru saada, kuidas ma peaksin oma järgnevat aastat aega siin veetma külas. Ja koputan uksele, esimene asi, teeb ukse lahti mulle, tead, ma pean siin natuke kurvastama. Siin ei ole mitte mingit kliimamuutust. Ja siis mul nüüd peas kogu maailm kukkus kokku, kõik need grandid, mis ma olen saanud, kogu ettevalmistus, mis ma olen teinud. Klimatoloogid ütlesid ju, et siin on see koht, kus muutused toimuvad. Ja nüüd siis kalur sõidab mul uksele, ütleb, et ei ole mitte mingit kliimamuutust. No, rahulisem maha, istusime ikkagi laua taha, hakkasime rääkima ja olles siis rääkinud kuskil pool tundi juba, siis tuleb välja, aga meil on siin haig ja neid pole mitte kunagi olnud. Ja siis on meil siin mingid liigid on hoopis kadunud ja see lund või see jääb ka üldse enam ei ole. Ja kui sa hakkad inimesega rääkima tegelikult, siis saad aru, et tegelikult keskkonnas on väga selged muudatused ja osad on just need muutused, mida ka siis klimatoloogid väidavad, et seal muutuvad. Aga tema jaoks see ei olnud seotud mitte kuidagi moodi kliimamuutusega. Ja tekkiski siis küsimus, et mis siis on see, mis siis tegelikult oluliselt neile on ja mida ma peaksime siin uurima. Ja siin on jälle see koht, kus ma ütlesin ka, et antropoloogid tihti nad väljale lähevad, nad lähevad ikkagi oma küsimusega, nagu ma sinna läksin, et kuidas siis kliimamuutused mõjutavad. Ja siis tuleb välja, et ta ütleb mulle, et ei mõjuta. Mida ma siis uurin? Ja ma leidsin, et oluline asi, oluline põhjus, miks siis inimesed tegelikult seda kliimamuutust ei taju, miks nad ei pane tähele võib-olla samamoodi seda asja nagu siis keskkonnateadlased, on see, et paljuski on muutunud see kohalik struktuur, kohalik sotsiaalne struktuur ja inimesed tegelikult enam ei pane seda muutust, mida siis tulevikus võib tuua, samamoodi tähele, nagu ta võiks siis ajalooliselt tähele panna. Selleks tuleb natukene mõistma siis Newfoundlandi ajalugu. Nagu ma juba ütlesin, asustati ta sellepärast, et seal oli väga head tursaveed ja võib öelda tegelikult, et esimesed 300 aastat, kui siis eurooplane seal oli, see kalandus väga palju ei muutunud, ta oli küllaltki traditsiooniline, ta oli külakeskne, kogu küla nägi selle nimel vaeva, et siis kala merest välja tuua, ära puhastada, tünnidesse panna, maha müüa. Alles 50-ndatel, 56-ndal, kui Newfoundland sai osaks Kanada konföderatsioonist, siis hakkasid toimuma väga kiired muutused, et kogu see kalandus mehhaniseerus, industrialiseerus. Esimest korda saabusid siis Grand Banksile suured tehaselaevad
Suurbritanniast, ka Nõukogude Liidust, Portugalist, meil väga palju kalureid, kes kogu aeg rääkisid, jah, ma olen Eesti mees kohanud küll siin sadamast müünud siia kala meile. Et need seosed on olnud, et need muutused toimusid väga ootamatult ja hakati siis massiliselt seda turska sealt välja püüdma ning odavalt siis ka maha müüma. Kuni aastani 1992, kui siis ühel hetkel ookeanist ei leitud enam vaata mitte ühtegi turska ning saabus tursa moratoorium, mis tegelikult kestab tänase päevani. Siiamaani aastast 1992 ei ole tursa populatsioon siis Newfoundlandil taastunud, aga see siis tegelikult tõi siis kõige suurema muutuse selles nende sotsiaalses struktuuris. Enam ei olnud siis see kalandussyke külapõhine, enam ei olnud see, et inimesed kõik seal koha peal igapäevaselt tegelesid ressursi hankimisega mere peal. Nüüd tursakalanduselt toimus nihe hoopis lumekraabikalandusele. Ja lumekraabikalanduse jaoks sul on tarvis vaja palju vähem kalamehi ja tihti need laevad on palju suuremad ning need load, püügiload on väga vähestel inimestel, sellepärast et lumekraabi pealt teenib väga suuri summasid, siis see kõik on liikunud tegelikult paari üksiku inimese kätte, mis tõttu enam need inimesed ei veeda nii palju aega enam mere peal, nad ei veeda enam nii palju aega üheskoos kogukonnaga, vaid aina rohkem siis toimub liikumine linnadesse, otsides siis seal tööd. Seega, kui ma küsin inimeste käest siis, et kas te tunnetate kuidagi kliimamuutust või täpsemalt, ma pärast seda esimese intervjuud ma muutsin oma küsimust, ma enam ei tahtnud seda kliimamuutusest rääkida, ma küsisin alati, kas te tunnetate muutusi keskkonnas. Ja kõik esimesed asjad, kõik inimesed ütlesid, ja nad mõtlesid seda all keskkonda, inimesed on läinud. Nende jaoks see keskkond, mis oli muutunud, oli see, et kõik inimesed, kõik noored inimesed on siis küladest lahkunud. Ja kui ma nüüd hakkasin rääkima neile siis kliimamuutustest, kliimakriisist, nagu siis mõni täna tavatseb seda öelda, siis see ei olnud enam nende jaoks probleem. Nende maailm oli juba kokku kukkunud aastal 1992, kui kõik need noored kadusid ära, kui kogu see traditsiooni ja eluviis kadus ära, mis tõttu püüdes nendega siis rääkida kliimamuutustest, sellel ei olnud mitte mingit kasu. Oluline nende jaoks oli ikkagi see sotsiaalne struktuur, mis oli muutunud. Ja see oli märksa olulisem. Küll see ei tähenda, et see keskkond siis kuidagi moodi ei ole oluline neile. Nagu ma ütlesin, siis keskkonnas siiski oli toimumas palju erinevaid muutusi. Ühelt poolt hooajad kõik olid nihkunud, kevaded algasid palju hiljem, õigemini kevadet Newfoundlandil praktiliselt ei olegi, nii nagu meil on talve ei ole, see talve ei ole. Hooajad olid nihkunud, liigid saabusid hiljem, vihma oli rohkem. Kõike seda tegelikult inimesed panid väga selgelt tähele. Kui me hakkasime rääkima siis keskkonnast, siis kui me jõudsime edasi sellest, et jah, et inimesed on läinud, siis hakati üles nimetama päris palju muudatusi, mida on keskkonnas tähele pandud. Aga mitte keegi praktiliselt minu esimese 7 kuu jooksul ei maininud selle juures kliimamuutust. Kuigi see oli just see, mida mulle klimatoloogid ütlesid, et sellepärast, et kliima muutub, sellepärast, et veetemperatuur tõuseb, me hakkame nägema uusi liike, me näeme rohkem soojamaid ja mahedamaid talvi. Sellega kohalikud kuidagi osanud seostada kliimamuutustega. Aga üks huvitav asi, mis tuli välja minu intervjuudest, kõik praktiliselt 95-96% kalureid ütles, et tuul on muutunud. Tuul on tugevam, tuul on rohkematel päevadel, tuul takistab nende tööd. Ja siis ma läksin selle sama jutuga siis nende samade klimatoloogide juurde ja mereteadlaste juurde, keda ma siis olen intervjueerinud ja kellega konsulteerinud selle jaoks, et aru saada,
mis need muutused on. Ja ütlesin neile, et tead, et kõik need kalurid räägivad mulle, et tuul on muutunud. Võeti siis lahti siis kõik see suur data hulk ja vaadati ja võreldi, ei ole muutunud. Et kui me vaatame 30 aasta skaalal, kui me vaatame 50 aasta skaalal, et see muutus on ja pea piiresse ja praktiliselt puudub. Midagi on siis valesti, aga ma endiselt kuulsin seda, pidevalt kuulsin edasi, et tuul on muutunud. Ja hiljem siis see pilt siin on, nüüd oli 2017 juunikuu, kus siis tavaliselt poisid käisid juba ujumas, siis saabus ekstreemne selline jääolukord, kus siis ja seda on hiljem ka veel kordunud seda, et tõesti mai lõpus, juunikuus tuleb veel jää siis rannikule ja kui ma siis rääkisin jääteadlastega ja teiste klimatoloogidega, siis hakati ütlema, et teate, et see jää ei ole mitte sellepärast, et kuidagimoodi, et temperatuur on muutunud, aga tuuled on muutunud. Ja kui ma rääkisin merebioloogidega, osa neist siis üle 60, üle 70, kes on aastakümneid töötanud mere peal, ja ka nemad hakkasid rääkima, et tuul on muutunud. Et ma kunagi mäletan, kui mina nooruspõlves tegin uurimustööd, siis ei pidanud valima päeva, millal ma lähen välitööd tegema. Aga nüüd peab kogu aeg jälgima ilma. Nii et nüüd ma hakkasin kuulma erinevatest allikatest, et tuul on muutunud. Läksin taas nende klimatoloogide juurde, et kuulge, et peab ikka midagi siin vaatama. Ja tuligi välja sellest, et paljuski klimatoloogid oma siis tuuleandmestikul, nad toetuvad ikkagi jaamadele, mis asuvad rannikul ning ja ühte teatud mudelile, mille alusel see tõesti mitte mingit muutust näinud. Aga kui ma pidevalt käisin peale, kas ikkagi midagi siin võiks olla, siis kui ta kasutas nüüd siis teistsugust mudelit, siis ütles, et jah, tõesti, tuuled on muutunud, tuule suund on muutunud ja tuul on muutunud keskmiselt palju tugevamaks. Tänu sellele teadmisele tegelikult, et need kalurid siis pidevalt seda siis rääkisid, et see tuul on muutunud, siis täna on seal samas Memorial University's on käimas projekt, kus siis väga palju siis neid ilmajaamas on pandud juba kaugemale ookeani peale, et siis mõõta nagu tegelikult igapäevaselt hoopis just mere pealt seda tuule tugevust, mitte ainult siis enam ainult rannikul. Ja loomulikult teine oluline osa ka siis selle tuule puhul on see, et kui te vaatate kartulat, siis siin suure kartul väga hästi näha, kui Newfoundlandi rannik on äärmiselt sopiline ning vaata, et igal väiksel lahel on tegelikult oma väike mikrokliima ning ka see tähendab seda, et tegelikult, et kui me vaatame suuremaid andmestikke, siis see muutus ei paista välja, aga näiteks see sama piirkond, kus mina siis ikkagi seda tööd tegin, siis seal need muutused olid palju selgemad just nimelt siis nendele kaluritele. Ja see on see koht, kus tõesti, et loomulikult kalur ei osanud või kohalik inimene ei oska kuidagimoodi öelda, et jah, et tuul on nüüd siin keskmiselt 30 aasta jooksul muutunud nii ja nii palju tugevamaks, aga see teadmine juba, et see on muutunud tugevamaks, annab tegelikult väga hea sisendi teadlastele, mida edasi uurida. Kas siin annab nii-öelda hüpoteesi, mida siis kas siis ümber lükata või siis tõestada. Ja veelgi olulisem asi, mida ma siis ka leidsin, oli see, et tegelikult neid kliimamuutusi tajutakse küll. Kui seda tajutakse just nimelt läbi ikkagi oma rahakoti. Nagu ma ütlesin, lumekrabi on täna vägagi tulus kalandus. Ühe hooajaga kapten võib teenida vabalt kuskil paarsada 000 eurot. Headel aastatel lausa 500 000 eurot.
Ja see on üks muutus, mis on tegelikult väga selgelt seotud kliimamuutustega. Krabi ei olnud üldse traditsiooniline kalandus seal Newfoundlandil, vaid see sai just ikkagi 90. keskel ja suurema hoo sai sisse siis 2000. aastatel ja seda tänu paljuski kliimamuutustele. Peamine krabipüük on olnud Vaikses ookeanis, Alaska rannikul, British Columbia rannikul, aga ja siin on nüüd teadlased toonud otseseid korrelatsioone kliimamuutustega. Ookeani keemia on muutunud, mis tõttu kuningkrabi populatsioon, kes siis seal Vaikses ookeanis suurt tulu sealsele kalandusele tõi, praktiliselt kukkus kokku. Ja seetõttu siis jaapanlased, kes on siis vägagi ahned krabi järgi, hakkasid otsima uut parimat turgu. Ja selleks sai just nimelt Newfoundland. Ja ootamatult järsku siis kogu see kalandus muutus niivõrd oluliseks, see tõi suure sissetuleku kohalikele kogukondadele, kuid täna taas on näha, et see krabikalandus on kokku kukkumas. Seetõttu, et nüüd on seal see veetemperatuur ja veekeemia muutumas suuresti tänu siis sellele, et siis magedat vett labradori hoovusega tuleb aina rohkem ja rohkem juurde ning lumekrabi populatsioone aina rohkem on nähtu hoopis teravmägede ümbruses. Nii me näeme taas, kuidas siis see kalanduse üks tulipunkt on liikumas eemale ning aasta-aastalt on seda krabi Newfoundlandil märksa vähem ja vähem. Ja sellepärast tõesti, et siis mõista seda kohalikku mõju, et kuidas siis kliimamuutus mõjutab kohalikku kalandust, tuleb aru saada tõesti, et kuidas siis ta mõjutas kalandust Alaskal, kuidas ta siis mõjutas sellist globaalset kalaturgu ja mismoodi ta siis laiemalt võib mõjutada tegelikult seda siis ühte väikest või küla isegi, kus ma seal kohapeal oma uurimustööd tegin. Mida siis kokkuvõtvalt öelda? Kliimamuutused ei ole eraldiseisev sündmus. See ei ole ainult siis muutus, statistiline muutus ilmastikus, ilmaandmetes, vaid ta on väga selgelt seotud ikkagi ka sotsiaalsete muutustega ühiskonnas. Ja ma arvan, et võib-olla see võis olla ka üks esimesi väikseid vigu, mida klimatoloogid kommunikatsioonis tegid 90ndate alguses, et nad rääkisid kliimamuutustest kui looduslikust nähtusest, midagi, mis mõjutab ennekõike keskkonda. Aga tegelikult see ju mõjutab kõike, see mõjutab kõiki. Ja meie inimestena on väga selgelt, nagu me täna seda teame väga hästi, väga selgelt seotud ühelt poolt nii selle tekitajatena, teiselt poolt ka see, kes kõige rohkem sellest tegelikult ka mõjutada saab. Seega me tõesti ei saa siis kliimamuutusi vaadata kui mingit loodusnähtust, vaid me peame seda ikkagi sellest rääkima kui ka osa sotsiaalsest võrgust. Ja seetõttu ongi siis need muutused, mis ka siis toimuvad, tegelikult on sängitatud sotsiaalsetesse suhetesse. Sängitatud ka globaalsesse majanduslikku võrgustikku ja see on see koht, läbi mille me tegelikult kõige paremini või läbi mille siis inimene kõige paremini tegelikult sellest aru saab. Sest nagu ma juba alustasin ka seda ettekannet, et siis kliimamuutust kui sellist inimene ju ei suuda tajuda. Küll aga ta tajub tegelikult seda, kuidas siis muutuvad mingid globaalsed majanduslikud suhted või siis sotsiaalsed suhted ja seda pahatihti võib siis ikkagi see kliimamuutus olla mõjutanud. Ja viimaseks oluline, ma arvan, on see, et rohkem peaks koostööd tegema nii sotsiaalteadlased kui ka loodusteadlased omavahel.
mina ei oleks saanud mitte kuidagimoodi oma uurimustööd teha ilma loodusteadlasteta, ilma andmestikutega, mida nemad on kogunud, ilma teadmiseta, mida nad on panustanud aastakümneid, sadu. Ja ma loodan, et tulevikus aina rohkem tegelikult see kommunikatsioon on palju parem ja siduvam omavahel, kus me saame üksteist tegelikult mõneti aidata, kas siis aru saada seda, miks mingid asjad on toimumas, või siis anda ka mingeid vihjeid, et midagi on toimumas. Tänan kuulamast.